Nonii, alustame koosolekuga. Nonii, alustame õhtusöögiga. Mingi makarone. Jaa, saan küll rääkida. Ei, ma olen kodus, aga... Söö nüüd. Ei, aga selle juur on lambda kalkuluseks. Olgu, jaa, teed. Söö nüüd. No nii, alustame. Kellel kui palju aega on? Mul on kuni magama minekuni. Kas on vanaisal oled süüa andnud? No kuidas sul on? Elus. Kas see on hea või halb? Ma ei oska seda nüüd öelda. Aga sinul? Ja mul on tööd õudselt palju. Õpetan tehisintellektile väärtuspõhiseid funktsioone. Kui mina lasin teki all Peeru, sa ei ole süüdi. Sa ei pea jõudma kõike teha, kui sa ei jõua. Vanaisa on jälle kurb. Laps nutab. Prügikott on välja viimata. Sinu ülemus helistas tahab memo saada. Ja taevas on täis kuu, mis ennustab halva. Oota, stopp. Vanaisa lohutasin ja laps magab. Kõige muuga annab hommikuni oodata. Sa ei pea olema täiuslik, sa ei pea kõike jõudma. Me peame saama teha tööd, me peame saama puhata ja nende vahel Konflikt. ei, tasakaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Näed, 8 sekundit tööd. See ei ole töö. On. Kodune töö on ka töö. Ainult ilma palga, staaži, puhkuse ja pensionita. Pensionit ja palka ma sulle lubada ei saa, aga tasakaalu küll. Ma aitan sind. Ma aitan sind veel rohkem. Nii, haridus on kõrgem, jah? Töökogemus? 15 aastat. Ja lapsi? 2. 2 ainult. Aga miks mitte 3? Noh, selles mõttes, et 3. peale olete mõelnud vähemalt. Nad võiks olla, mõelge ise. Jookseb väike ringi. Emme, mul tuli frunkel siia. Ei, see on Pepo peal. Ära mine täna tööle. Või mis? Ongi kirja. Noh? Vaata, mul on väike laps. Ja naisel on töö ja omad asjad ja ma mõtlesin, et ma nädalas 1 päeva ma töötaks kodus. Et ma kasvataks ja hoiaks last ja samal ajal teeksin tööd. Kuule, tähendab, teeme niimoodi palun, et ma töötan 4 päeviti kodus ja vahel võtan lapse tööle kaasa ka. Me saame hakkama, kõik saab tehtud. Mulle meeldib tööd teha. Ma teen väga hästi seda ka 4 päeviti. Ma laste kohta ei kirjutanud. Panin kirja selle, mida ma tulevikus tööalaselt saavutada soovin. Ema, ära mine tööle, ema, ära mine tööle. Issi, kullakale, ära mine tööle. Ja. Võib-olla liigume sinna poole.
Martini kohta endale tahad? Tahan, aga Martin tegi tööd kogu aeg. Ta saatis mulle ükskord lepingu Mustandi jõuluõhtul. Nii? Ma ei saa jõuluõhtul tööd teha. Mitte keegi ei peaks jõulude ajal tööd tegema. Ja ma ei saa pidada koosolekuid õhtul kell 8. Õhtused koosolekud on niikuinii mõttetud. Ja ma ei taha, et mulle öeldakse neljapäeval, et ma pean reedel Soome lähetusse sõitma. Pealegi võiks enamik lähetusi veebis teha. Ma ei saa. Mul on perekond. Aga ma olen lojaalne. Ma ei otsi uusi väljakutseid, ma ei saada oma CV-d iga kvartal kuhugi uude kohta. Ma töötan siin. Mulle meeldib siin, ma jään siia. Ja ma olen hea. Mina personaliülemana. Vaata. Homme hakkame pihta. Ehitame lastetoa Viktori kabineti asemele. Lisamärkmeid, arvestame. Mis su tütre nimi oli? Katrin. Kats saab seal mängida. Kas või iga päev, koos teiste lastega. Meil on nüüd palju. Ja vaata, firma auto. No, ma ei tea, kui midagi juhtub kodus, et seal mähkmetes plahvatus või. Oled nõus? Mina personalijuhina oleks nõus. Tere, ma jõudsin koju. Ja kuidas sinul siis päev läks? Ma sain sulle mängutoa, endale auto ja siis sõin lõunat. Nii on täitsa hästi. Mis auto? 2 uksega. Ma mõtlesin päris. Aga kuidas sa kõik need asjad said? Küsisin. Julgesin küsida. Kuule, mis sa arvad, kui vaataks neid tööaegu natuke teistmoodi? Et mitte tundide järgi, aga selle järgi, et töö oleks tehtud. Ja see, millal sa seda siis teed kodus või seda vaatad siis ise? Aga töö peab ikka tehtud olema, eks? Ja, aga lähetused? Mis lähetustes peab ikka käima, aga teistmoodi siis ei saa. Ja ma nii palju ei saa. Alati ei saa, neid koosolekuid võib tõepoolest veebis teha. Loodusele ka säästlikum. No vaata, sel juhul ma rääkisin linnavalitsusega ja seal see siuke kõrge soenguga härra on ju. Et linnaosavalitsus on nõus andma sulle selleks ajaks, kui sa lähetustes käid, meiega kooskõlas muidugi, lapsehoidja. Siuke maailm, saad aru. Mul omal ajal lapsed magasid laua all siin, eks. Hea soe oli jalgadel, aga no ma ei tea ikkagi, Tuleb välja, et uuemal ajal peab inimene saama nii perega koos olla, kui tööd teha. Mõlemat. Aitäh sulle. Okay. Memo oli sul väga hea. Ära nüüd muretse selle pärast. Ei, ma ei saanud töös ja magada. Vaatasid jalgat või? Ma olin lapsega haiglas. Mis sellel on? See oli titega haiglas. Nüüd on nägu on unine ja Memo on pigane. Ise sa ütlesid, Memo oli mul hea. Oota, miks isa oli haiglas? Kas ema oli? Memo, Marko, väga hea. Aga tüüp oli öö otsa lapsega haiglas. Nüüd magab siin. Sina lapsega haiglas oled, mis ema teeb? Ema oli tööl. Miks sina haiglas olid, mis ema teeb?
ema oli tööl. Unisena, Marko, ei saa tööle tulla. Kui sa teed memos ühe ainsa vea. Ise te ütlesite mulle, et memo on mul hea. Praegu on ja väga hea, aga kui sa kogu aeg haiglas oled. Ma pean lapsele järele minema. Näe, aitäh. Marko peab 6 aega haiglas olema ja tema memod on vigased. mis sul lapsega on? Palavik 39,8. Kaara, kohe, homme vabaks. Ei, ma saan. Ei, muidugi saad, mul pole vaja väsinud töötajat. Saate palaviku alla, puhkad välja, tuled tagasi. End of story, go. Aitäh. Kui inimene ei suuda olla lojaalne oma lapsele, siis mille ta üldse suudab lojaalne olla? Kindlasti mitte tööle. Mina ei tea, mina väike olin, minu isa ei käinud mul kogu aeg kätt hoidmas. Muide, seda on veidi näha ka. Kas tohib? Jah, tubla. Noh, mis juhtus? Autol kukkus sumbuti ära jälle. Rool tuli ära. Käik jäi sisse. Ei, mul on puhkust vaja. Sul on puhkus ju. Juulis. Juuli on superkuu. Päike on otse taevas. Jääd rannaliival enam pole. Sa saad puhkust. Muidugi sa saad puhkust. Ootamatud asjaolud. Seadus näeb ette. Aga sa saad aru, et meie jaoks on see keeruline. Sul on nii raske töö. Me peame kellegi välja õpetama. Ja, aga ma saan oma asendajad koolitada. Optimeerin osad asjad ära, teised saan delegeerida, aga ma koolitan teda. Super. Kõrsikut. Ära siis ennast tükkideks rebi. Tšau, ma olen ka tagasi. Puhanud ja rõõmus. Puhanud ja rõõmus, jah. Keegigi on. Ma lähen, hakkan siis... Ma hakkan tööle. Hakka, jah. Kuule. Jaa? Kuu lõpus ära siis üllatu, kui sul natukene vähem palka tuleb kui teistel. Ja jõuluajal ära ka ehmata, et sul ei olegi preemiat. Teistel on, aga sul oli puhkus. Ei, nii ei tohi teha. See on ebaseaduslik. Puhkus anti, palk ja preemia säilivad. Lihtne. Kõrsikuid tahate? Ei taha. Kuule. Võta kõrsikut. Vaata, see on nüüd kogu aeg. Kogu aeg see juhtub. Tööaeg, eks. Summeeritud, summeerimata, puhkused, preemiad. Tähendab, ma ei saa aru, minu ajal oli tööpäev 8–5, eks. Tahtsid last näha siis enne 8 või pärast 5. Kõik. Punkt. Ema suri ära, väga kurb. Aga matused on nädalavahetusel. Või pärast 5. Nüüd, issand jumal, lapsed tassitakse töö juurde. Väike Hubert mängib siin minu kingadega eile päev otsa. No, me oleme nagu mingi... Vastutustundlikud tööandjad. Nagu lasteaed. Võta kõrsikut. Ma ei taha kõrsikut. Ma tahan selgust. Ajad muutuvad. Ühesõnaga, mina olen tööandja
Teie olete töötajad ja see on väga lihtne. Mina annan teile töö, teie võtate selle töö ja teete selle töö ära. Punkt. Koma. Selleks, et te saaksite oma seda tööd hästi teha, peavad teil olema korras need, no keele peal on. No. Perekondlikud. Just, täpselt, et need perekondlikud asjad ja töö peab olema tasakaalus selle, no ütle nüüd. Puhkusega. Puhkusega, täpselt, et töö, perekond, puhkus, harmoonia. Nii. Selgub, et on täitsa palju võimalusi selle tasakaalu saavutamiseks. Näiteks kohaldatud töökorraldus, paindlik tööaeg, isegi lastetoad, isegi isapuhkused. Mina omalt poolt luban, et ma kaalun teie ettepanekuid, juhul kui need nagu täiesti nagu. Kuulan alati. Küsimusi on? Kõrsikuid. Nii, viimane meil saadetud. Katrin. Õppisime, nüüd puhkab. Ja beebi magab. Ja sügavalt. Ma jalutasin täna pool tundi. Ja tead, ma tegin joogat. Mul tüübid töö juures nüüd arvavad, et mees peabki lapsega olema. Progress. No jaa, aga peabki ju.